Eestis ei ole tervishoid tegelikult tasuta. Kas inimesed saavad sealt ka päriselt abi või maksavad nad lõpuks 2 korda kümneid tuhandeid eurosid eriarsti visiitide eest? Arste on vähe, psühhiaatreid on eriti vähe, vaimse tervise probleemid on hüppeliselt kasvanud. Kui tugev on meie riik siis, kui inimesed ei saa abi sealt, kus nad vajavad? Täna on mul külas meditsiiniõiguse ekspert, vandeadvokaat Liise-Lotte Lääne. Liise-Lotte, ma alustan kohe väga otse. Kui inimene Eestis ei saa reaalselt vaimse tervise abi, mitte teoorias, vaid päriselt, kas siis riik täidab oma kohust? Alustad kohe sellise väga tõesti otsese küsimusega, millele kindlasti ei ole võimalik päris ühe lausega paraku vastata. Kui kõlab see väide, et inimene ei saa abi, siis tegelikult tuleb minna selles küsimuses alati sügavamale ja seda eksperdid ka alati teevad, et mida see tähendab, et abi ei saada. Me kõik panustame tervishoidu. Kõik on nüüd muidugi selles mõttes liialdus, et tegelikult meie tervishoiu siis rahastus seisab ju suuresti tööealise elanikkonna peal. Ehk siis tähendab seda, et sisuliselt 50% elanikkonnast peab olema võimeline rahastama tervishoidu, millest saavad abi ka lapsed, saavad abi pensioniealised inimesed, saavad abi teised inimesed, kes ühel või teisel põhjusel siis ei ole tööturul täna. Seda nimetatakse siis solidaarseks tervishoiu rahastamiseks. Me kõik panustame ja kõik saame sealt hüvesid vastavalt siis oma vajadusele. Ja siin ongi nüüd see koer nii-öelda maetud, et mis asi on see vajadus? Millal on mul vajadus konkreetse teenuse järele, millal ma pean saama eriarsti juurde, sest et kui me räägime nüüd spetsiifiliselt vaimsest tervisest, siis vaimse tervist toetavaid teenuseid pakuvad ju väga erinevad tervishoiuspetsialistid. Alguspunkt vaimse tervise eest seismiseks on loomulikult alati inimene ise. Nüüd, kui me tahame siseneda tervishoiu sellisesse klassikalisesse süsteemi, siis esimene samm on perearst. Ma segan nüüd vahele. See tähendab, et perearstid, nendest saab järjest rohkem see koht, kus otsustatakse, kas siis inimene üldse eriarsti juurde jõuab. Ja järjest rohkem räägitakse ka e-konsultatsioonidest ehk siis arstide vahelisest suhtlusest, mitte patsiendi ja arsti otsesest kohtumisest. Siin ma nüüd täpsustaks natukene kahte väga olulist nüanssi. Esiteks etteruttavalt seda, et e-konsultatsioon ei tähenda alati ainult arstide vahelist konsulteerimist. Sinna võib olla kaasatud ka patsient. See selleks. Teine oluline nüanss on see, et jah, tõepoolest Tervisekassa uus arengukava mainib üsna erakordse põhjalikkusega tegelikult vaimse tervise kaitsega seotud probleeme. Aga ma ei tahaks, et jääks kuidagi kõlama see, et kardinaalselt soovitakse liikuda sellele, et vaimse tervise teenuseid hakkab pakkuma nüüd ainult perearst ja eriarsti või sellist väga erispetsialisti teenust jääb vähemaks. Vaimse tervise abis siis soovitakse sisse viia sellist põhimõttelist muudatust ja põhimõtteline muudatus on see, et inimene saab abi vastavalt vajadusele ja nii-öelda step by step. Esimesena, mida siis nähakse esimese sammuna, on tegelikult inimese enda esmane hindamine, kuidas inimene ise tunneb oma vaimse tervise seisukorda. Sest et oluline on see, et inimene ise kõigepealt
otsib seda abipunkti ja siis hakkab seal selles astmelises abis liikuma edasi vastavalt oma vajadusele. Nii see on tõepoolest, et Eesti tervishoid on väga suures osas üles ehitatud ju esmatasandi tervishoiule. Perearstide roll ongi väga suur. Perearst on sisuliselt ainus arst teatavate eranditega ja teatud erijuhtudega, aga sisuliselt on perearst ainus arst, kes nii-öelda proaktiivselt võib sekkuda inimese sellisesse tervise käitumisse, ennetavasse meditsiini ja pakkuda välja teenuseid ka. Ja tõepoolest, nii nagu sa ise ka välja tõid, siis kaalutakse ja soovitakse sisse viia siis kohustusliku e-konsultatsiooni süsteem ka psühhiaatrilisele abile. Minu enda nüüd selline isiklik hinnang on e-konsultatsiooni osas, see on tõesti täiesti minu isiklik hinnang, et see süsteem on hea ja see tegelikult toimib, sest tahame me või ei taha, arste on vähe, psühhiaatreid on eriti vähe ja eks seda tõdevad nii Tervisekassa kui Sotsiaalministeerium, et vaimse tervise probleemid on hüppeliselt kasvanud. Jah, siin inimesed räägivad, et neil on lastel suured vaimse tervise probleemid ja isegi lastega on väga raske saada psühhiaatri juurde. Isegi siis, kui minna erameditsiini ja võtta see konsultatsioon, ühest tavaliselt ju üldsegi ei piisa, siis on see väga kallis, et kümneid tuhandeid eurosid inimesed tasuvad siis eriarsti visiitide eest just vaimse tervise teemadega seoses. Jaa, kindlasti, et sellest, see on paratamatus, et eriarsti abi on väga kallis. Eriarstiabi on kallis ka Tervisekassale, meie ühisele rahakotile. Aga tulen korra tagasi selle vaimse tervise raviteekonna juurde. Siis vaimse tervise raviga ei tegele ainult psühhiaater, kes on siis tõepoolest kõrgkvalifitseeritud eriarst. Vaimse tervise toetamisega ongi tänases süsteemi sisse viidud erinevad siis tervishoiuspetsialistid, vaimse tervise õde, kliiniline psühholoog, et neid meetmeid, kuidas inimeste vaimset tervist toetada, neid on ja neid proovitaksegi rakendada vastavalt vajadusele. Nüüd tulles laste vaimse tervise juurde, siis jah, tõepoolest probleem on olemas, seda mitte keegi ei eita. Minule teadaolevalt ka Tervisekassa on järjepanu kogu aeg suurendanud ravijuhtude rahastamisi just nimelt laste vaimse tervise ravis. Eks ta nii nagu elus ikka, siis teemad ja probleemid ei ole kunagi sirgjoonelised ja sellised, et lahendame probleemi A ja jõuame punkti B kenasti. Igal asjal mitu külge muidugi. Ma tahaksin siia korra vahele tuua ühe väga praktilise tasandi, sest nagu me rääkisime, eriarsti abi on keeruline kätte saada ja järjekorrad on väga pikad ja inimesed ootavad järjekordades ja mõnikord ootavad kuid. Ja ma ütlen kohe ära, et see, mis ma nüüd ütlen, see ei asenda kuidagi ravi, aga see võib aidata inimesel ooteaega üle elada. Näiteks esimene asi, uni. Kui uni laguneb ka vaimne seisund. Ja ilma uneta ei lahenda mitte midagi. Teine asi muidugi ärevuse hetked. Kõigepealt tuleks oma keha maha rahustada. Siin on ka ju üldlevinud need 5 asja, mida sa võid loetleda, mida sa näed, mida sa tunned, 3 heli, mida sa kuuled. Ja 3. asi siis oma päeva väike struktuur, näiteks mingi minimaalne rutiin, mis aitab stabiilsuse tagasi tuua. Mis kõige tähtsam, 4. asi, mitte jääda üksi. Isegi üks kontakt võib muuta väga palju. Et igal lapsel siis peaks olema turvaline täiskasvanu, kelle poole oma murega pöörduda ja siis igal täiskasvanul teine turvaline täiskasvanu, kellele ei julgeta rääkida oma
murest või sellest, mis vaevab. ja muidugi siin on ka väga oluline piir, et kui tekib tunne, et ei saa enam kuidagi hakkama ja tulevad näiteks enesevigastuse mõtted, siis tuleb otsida siiski kohest abi ja igalühel võiks olla kasvõi endal teada need telefoninumbrid siis, kuhu helistada, et siiski sellistel juhtudel erakorralise meditsiini poole pöörduda. et me ei saa alati seda süsteemi muuta, aga me saame alati anda inimesele midagi kaasa, mis aitab tal siis seni vastu pidada, kuni see arsti vastuvõtuaeg kätte jõuab. kui me vaatame Eestist välja, siis kuidas teistes riikides sinu kogemust mööda on vaimse tervise abi lahendatud? kas on süsteeme, kus inimesed saavad päriselt abi õigel ajal? Ma vastan kahes etapis. Esimesena ma vastan sellele kommentaarile, või siis kommenteerin omalt poolt seda, mis sa mainisid nende abi otsimise kontaktidena ja inimese enda panusena, et sellele ma kirjutan 2 käega alla kindlasti. Et eks vaimse tervise kõige olulisem või üleüldse tervise puhul kõik algab meist endist. oled sa nõus minuga, ma segan kord vahele, selles osas, et paljud niisugused vaimse tervise probleemid on justkui meile siis ütleme tehislikult tulnud just tänu sellele sotsiaalmeediale. inimesed on pikki tunde seal on paljud inimesed oma ilupiltidega, inimesed võrdlevad ennast ja tundub, et elu ei ole nii hea kui teistel kõrvaltvaatajates, pannakse ennast nagu läbi šabloonide, et ma pean olema just nii ilus, nii sale, nii terve ja see ei mõju vaimsele tervisele hästi. see kõik, see keskkond ise mõjutab meie vaimset tervist, et siin saab ju igaüks endale mingi väikese rutiini luua või piirid panna. Ja ma selles mõttes olen nõus kindlasti, et tänane elukeskkond mõjutab meie vaimset tervist kohati isegi rohkem kui füüsilist. Et füüsiliste murede tarbeks on tänasel päeval ju ravi olemas palju enamatele keerulistele juhtumitele, aga vaimse tervise puhul on väga keeruline ka spetsialistidel panna näpp peale täpselt, kus see probleemi tuum on. Jälle nii-öelda üldise teemana, eks see olegi meie ajastu väljakutse ja igal ajastul on omad väljakutsed, et täna meil on ravi diabeedi jaoks aga näed, uued probleemid, et paraku see on see ajastu, kus me elame. Ja mina isiklikult ka vaadates näiteks, mul on endal 2 kooliealist last, siis ühelt poolt ma näen, neil koolis täna tegeletakse selliste sotsiaalsete probleemidega, näiteks koolikiusamine, tegeletakse palju süsteemsemalt, palju hoolikamalt, kui seda tehti sel ajal, kui mina käisin koolis. Samas teiselt poolt näen ma seda, lastel ongi just nimelt, nagu sa tõstatasid, see virtuaalmaailma elu tekitab neis väga palju selliseid muresid, mille osas jäävad kõigi käed lühikeseks, kui sellega kodus ei tegeleta. Kõik väärtuslikud asjad on need, mille nimel tuleb vaeva näha ja nii on seda ka tervis. Ma ei ole arst, ma ei ole tervishoiuspetsialist, olen lapsevanem ja Eesti kodanik. Ja ma seetõttu soovitan soojalt lugeda just nimelt nutiteemadega seotud raamatuid, mis räägivad nutikasutuse mõjust lapse aju arengule. Ja need on küll sellised teemad, mida meie oma kodus võtame tõsiselt ja seetõttu eks lapsed on mulle ka öelnud, et kuidas mina nüüd siis nii range olen nutiaja piiramisega, et teised küll ei ole. Aga ma usun, et see tuleb kasuks nende vaimsele tervisele. Minnes nüüd tagasi sinu küsimuse juurde, et kuidas teistes riikides? jah.
siis ega ma sellist uurimistööd tänaseks podcastiks teinud ei ole ja minu vastus lähtub sellest üldistest teadmistest teiste riikide tervishoiusüsteemidest, siis lühike vastus on, ei ole olemas maailmas tervishoiusüsteemi, kus raha oleks piisavalt, kõik saaksid abi ja kõik oleksid õnnelikud. Ja päriselt nii see ongi. Sest et nüüd meie elame Eestis ja Euroopas tervikuna riigis, kus rahvastiku arv väheneb, kus üha vähemaks jääb inimesi, kes panustavad tervishoidu ka. Ja ma olen väga rõõmus, et minister Karmen Joller on nüüd juba korduvalt avalikult selle välja öelnud, et me peame nägema panuseid tervishoidu kui investeeringut, mitte kui kulu. Aga nüüd tulebki nagu see paradoks, et ühelt poolt me võime seda võtta investeeringuna, aga kui kogu aeg meid jääb vähemaks ja panuseid lihtsalt netos jääb vähemaks, siis kuidas kasutada seda vähest, mis meil on selliselt, et see oleks efektiivne ja aitaks meid parimal moel. Ja seetõttu ja selle teemaga tegelevad kõik nii-öelda siis läänemaailma riigid, aga tegelevad ka kõik teised riigid maailmas. Vaimne tervis ja selle buum, mitte siis heas mõttes buum, eks ta sai väga suurt hoogu COVIDiga seonduvalt. Kindlasti. On just nimelt see, mis sa enne mainisid, see kontaktide puudumine. Võib-olla Eestis täiskasvanutel oli isegi täitsa tore omaette ja ei olnud probleemid nii suured, aga tean ka enda lähiringkonnas, et mured just kooliealistel lastel ikkagi tekkisid, see eraldatus, ka see, et kool on lapse jaoks selline teine kodu, mitte midagi ei ole teha, see vaimse tervise teemad, olulised arutluskohad on nüüd tõusnud väga fookusesse ja mul on väga hea meel, et Tervisekassa on seda oma arengukavas spetsiaalselt välja toonud. Ja nüüd viimane kommentaar sinu küsimusele on veel kontaktide osas, et ma väga soovitan inimestel, kellel on muresid, kes tunnevad, et tõepoolest need samad, mida sa mainisid, ärevushetked on tema jaoks liig, siis avage Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise koduleht või Tervisekassa vaimse tervise koduleht. Seal on olemas kontaktid, kuhu helistada, kellega rääkida. On olemas telefoninumbrid, kus on nõustaja kättesaadav 24/7. Ja ma väga toetan ja olen rõõmus selle üle, et ka Eestis on eestikeelseid initsiatiive, kus nii-öelda õhinapõhiselt toetatakse vaimse tervise küsimusi, näiteks Peaasi ja kõik need lahendused on tegelikult käeulatuses, aga jällegi jõuame sinna, et kõik algab inimesest endast. Ja ka minu üks eelmise podcasti külaline Helena Väljaste, psühholoog, tema andis väga lihtsaid ja väga selliseid kergesti teostatavaid ülesandeid, mida igaüks võib kodus teha, kas või siis, kui me sinuga siin praegu räägime, paneme 2 jalga vastu maad ja tunnetame, et palju tugevam tunne tekib kohe. Iseenda maandamine, kes on huvitatud, võib vaadata seda episoodi YouTube'ist. Aga läheme edasi. Räägime kindlustusest, et sa mainisid, et ressurssi on vähe, ainult 50% meie rahvastikust panustab selle Tervisekassa süsteemi. Kas oleks realistlik, et Eestis tekib vaimsele tervisele eraldi kindlustus? Kas rahvusvahelised kindlustusseltsid näiteks võiksid pakkuda seda ja kas see parandab siis ligipääsu või tekitab see veelgi suurema lõhe? Väga hea küsimus. Alustan algusest sellest, et tegelikult täna turul on juba kindlustusandjaid, kes pakuvad siis erinevaid ravikindlustuspakette. Nii-öelda siis lisaks sellele, mis meil on Tervisekassa riikliku avalik-õigusliku kindlustuse näol. On pakette, kus vaimse tervise teema on kaetud. See on siis muude teenuste hulgas, mida on võimalik selle kindlustusega katta.
Küll aga milles on teema ja ma arvan, et põhjus on ka suuresti jällegi selles, et see vaimse tervise temaatika on tõusetunud võrdlemisi järsku ja võrdlemisi suure hooga läinud suureks probleemiks. Eks need vaimset tervist toetavad kindlustuspaketid on võrdlemisi piiratud ja kättesaadavad peamiselt tööandja siis täiendava ravikindlustuse kaudu. Ja ma võin öelda seda omast kogemusest, et ka meie oma büroos sellist täiendava ravikindlustuse varianti oma töötajatele pakume ja sealhulgas on tõepoolest ka teatud hulk seda vaimset tervist toetavat teenust, aga seda tuleb tõdeda. Kas sa oskad nimetada, mis juhtumite vastu siis saab kindlustada? Nüüd see, mida mina konkreetselt mainisin, need ravikindlustust katvad teenust kindlustavad kindlustused, et need paketid katavad seda, et sa lähed konkreetse arsti vastuvõtule. Nii. Või siis sa lähed ka kliinilise psühholoogi vastuvõtule. Ja siis see sõltub alati loomulikult paketi suurusest, mitu korda sa seal käia saad. Kui on siis tööandja kaudu see täiendav kindlustus, on võimalik sinna kindlustusse kaasata ka enda pereliikmeid täiendava tasu eest. Kas neid kindlustuspakette võiks olla turul rohkem? Loomulikult. Iseküsimus on see, kas selline erakindlustusele rõhumine, vahet pole, kas nüüd vaimse tervise puhul või ka teiste tervisemurede puhul, on kogu süsteemi vaatest tingimata kasulik, sest et siin eelmisel sügisel tuli välja ka Arenguseire Keskuse raport Eesti tervishoiu jätkusuutlikkuse osas ja soovitan lugeda. Ja eks seal tõdetakse seda, et kuna meie rahvaarv väheneb, siis eks me peame seda solidaarsuse põhimõtet ühiskonnas arutama ja võib-olla tõepoolest suurendama sellist erakindlustuse rolli meie igapäevases tervishoius. Aga seda tuleb teha väga läbimõeldult ja väga hoolikalt, et see ikkagi teeniks meie ühiskonna huve ja teeniks ka selle üksiku inimese huvi, kes abi otsib. Et sellepärast ma rõhutan seda, et tänases Eesti tervishoiusüsteemis on esmatasandi tervishoid see esimene kontaktpunkt inimese jaoks, mis tahes tervisehädade puhul ja seda ka vaimse tervise murede puhul. Et esimese sammuna, kui mured on, minge perearsti juurde, rääkige mured ära ja sealt edasi saab siis liikuda. No probleem on, et vahetevahel ei saa isegi nii kaugele, et sellest murest rääkida, sest perearstide telefonid annavad kinnist tooni 24 tundi 7 päeva nädalas. Paraku meie esmatasandi siis arstid, perearstid on samuti vähenemas. Et nii ta on ja eks see lõppastmes ju, kui me sinuga rääkisime selle podcasti mõttest ja sellest vaimse tervise abi kättesaadavuse murest, siis mitte midagi ei ole teha. Kui spetsialiste on Eestis vähe, siis ongi ressurssi vähe. Selles arengukavas, ma sain aru, on veel üks teine suur muutus plaanis, et rahastatust tahetakse hakata siduma ravitulemustega, ehk siis mitte ainult see, mis teenust on tehtud, vaid ka see, kas inimene päriselt saab terveks, on edaspidi oluline. Ühest küljest ma saan aru, see kõlab loogiliselt, aga teisest küljest tekib mul küsimus, et mis siis saab nendest patsientidest, kelle puhul see tulemus ei tule nii kiiresti või kes ongi keerulisemad juhtumid, näiteks paljude krooniliste haiguste puhul täielik tervenemine üldse polegi võimalik. Kas siis nemad jäävad teisejärguliseks? Ei, kindlasti mitte, et see ei ole tulemuspõhise rahastamise eesmärk, kindlasti mitte. Nüüd ma lähen natukene võib-olla teemast selles mõttes kaugemale, et ma kõigepealt selgitan seda,
mida see tulemuspõhine rahastus tähendab üleüldiselt tervishoius. Tervishoius globaalselt, mitte ainult Eestis, on tulemuspõhist rahastamist ja selle siis möönan, Eesti tervishoiusüsteem on oma piiratud vahenditega olnud väga efektiivne. Aga üks selline süsteemne probleem on see, et täna ostetakse nii-öelda tükki Tervisekassa poolt. Suures plaanis ostetakse kas konkreetset eriarstiabi vastuvõttu, ostetakse konkreetsed ravimid, mida siis Tervisekassa hüvitab või siis lausa pikemat ravitsüklit. Nüüd seda vaadataks patsiendi teekonda tervikuna. Seda pigem tehakse väga vähe, tehakse võib-olla tervishoiuteenuste sees, aga väga vähe tehakse seda, et mitte öelda mitte üldse, niimoodi mitme tervishoiuteenuse lõikes. Ja see on see, mida Tervisekassa, ma loodan, soovib ka muuta, et me hakkaksime nägema ja mõõtma kvaliteeti tervishoiuteenusel tervikuna, sellepärast et see tervishoiuteekond võib ju olla selline, et külastan perearsti, siis vajan ravi ühest tervishoiuteenuse osutaja juures, siis vajan ravi teise tervishoiuteenuse osutaja juures. Võib-olla lõpuks on mul vaja füsioteraapiat kolmanda tervishoiuteenuse osutaja juures ja sellist tulemuspõhist vaadet on Tervisekassa testinud ka varasematel aastatel, näiteks insuldiraviteekond, et suur mure oligi selles, et kui inimene sai insuldi, siis jah, ta jäi ellu, aga mis tast edasi sai, seda kuidagi ei mõõdetud, ei jälgitud ja see oli suuresti inimese selline enda lähedaste ja enda pingutuse asi. Nüüd, nii nagu insuldiraviteekonna siis pilootprojektiga seda prooviti kaardistada, kus need puudujäägid on, siis arengukavast tuleb jah, tõepoolest ühe sellise peamise eesmärgina välja see, et rahastus peaks olema seotud ravi tulemustega. Ja nüüd sinu küsimusele otsesemalt vastates, siis kindlasti ei tähenda see seda, et kroonilist haigust põdev inimene peab terveks saama ja kui ta terveks ei saa, siis raviasutust rahastust ei saa. Ei, see ei tähenda seda. See pigem tähendab seda, kas ravi selles konkreetses kontekstis on tulemuslik ja viib selleni, et patsient on nii heas seisukorras kui võimalik. Ja see tähendab ju keeruliste diagnooside ja vaimse tervise puhul kindlasti, kus ma ütleks, mina ei ole arst, aga julgen arvata, et vaimse tervise puhul on diagnoosi panemine või selle raviteekonna kujundamine vahel isegi keerulisem kui füüsilise mure puhul, kus on võrdlemisi selge, mis inimesel viga on. Ehk siis selle tulemuspõhise rahastamise eesmärk on see, et Eesti tervishoid muutuks patsiendikesksemaks, selleks, et me prooviks kogu aeg mõelda, mis on see parim tulemus, mis konkreetse juhtumi puhul võiks olla. Vaimse tervise puhul kindlasti see, et inimene saab oma muredega toime tulema ja ta saab olla ühiskonnas maksimaalselt see, kes tal potentsiaali olla on. Minu poole pöördus inimene, kes oli meeleheitel, kuna ta ei saanud arsti juurde ja siis ta meedias sai teada, et ühe siis alkohooliku elule tagasi tupsutamine maksis 45 000 eurot selle Tervisekassa ressursi arvelt ja võib arvata ju, et inimene, kes on alkoholiküüsi langenud, jätkab ja satub jälle ja jälle raviasutusse ja väga suur ressursimaht lähebki just niisugustele juhtumitele sinna siis narkootikumid juurde tuua. Kuidas tundub? Kurb tundub. Paraku need on sellised teemad, mis eeldavad ühiskondlikku arutelu ja kokkulepetele jõudmist ja siin ei ole kindlasti lihtsat lahendust. Eesti tervishoiu siis nii-öelda pilt on ju selles mõttes väga kurb, et ühelt poolt oodatav eluiga on meil hoogsalt kasvanud,
aga teiselt poolt tervena elatud aastad mitte niivõrd. Ja südame-veresoonkonna haigused, kus paraku jah, on väga suur osa elustiilihaigustel, on number 1 siis põhjustest, miks inimesed surevad enne, kui see nende oodatav eluiga kätte jõuab. On ju käidud välja mitte ainult Eestis, vaid ka mujal maailmas selliseid väga julgeid ideid, kuidas ikkagi siduda inimese enda riskikäitumine ka sellega, kas ta saab mingisugust rahastust või ei saa. Et kui näiteks inimene on ahelsuitsetaja, seetõttu saab kopsuvähi diagnoosi, kus see on üks vähestest sellistest ju vähiliikidest, kus väga selgelt suitsetamine on väga suur riskitegur, siis küsimus on, et kas selle hilisema väga kalli ravi me peame ühiskonnana kinni maksma. Samas, kui inimene on ise panustanud sellesse solidaarsesse süsteemi, et need on väga keerulised küsimused. See ei ole ainult juura ega õigusmaailm, see on eetika, see on meie ühiskonna kokkulepe, see on see, mida meie ise inimestena oleme valmis tegema selleks, et olla terved. Ma ise usun sellesse väga ja proovin selle järgi elada, et kõik algab sinust endast. Ole ise oma valikutes alati nii hea kui võimalik. Jah, muidugi, sul on õigus, aga samas, kui rääkida sõltuvustest, nii alkohol kui suitsetamine, narkootikumid, need on ju sõltuvused, et me võime öelda, et jaa, see on inimese valik. Aga teisest küljest me saame ju ka seda näha selle nurga alt, et see inimene ei ole tihti ise võimeline seda teist valikut tegema, et on vaja seda tugisüsteemi, näiteks nagu me kõik teame ju Ameerika näite varalt, et neil on väga välja arendatud selline taustsüsteem, kus inimesed, anonüümsed alkohoolikud siis või ka teiste sõltuvustega kimbus olevad inimesed saavad kokku tulla ja see on siis eeldab, et inimene muidugi ise tahab sellest sõltuvusest vabaneda ja ühiskond toetab teda. Et meil kahjuks sellist süsteemi ei ole, et see võiks olla suureks abiks. Ehk siis me jõuame tegelikult jälle sellesse ühiskondlikusse panusesse. Et väga raske teema, mis on väga palju ju meediaski läbi käinud, siis väga raskete ja selliste haruldaste haiguste puhul kallite ravi rahastamise küsimused, kus tegelikult ju heategevusorganisatsioonid astuvad sisse. Võib-olla meil on see, mitte võib-olla, vaid meil on seal arenguruumi just nimelt sellise heategevus panustamise osas ühiskondlikult. Et me oleme läinud liiga individualistlikuks selles plaanis, et kui võtta, see oleks tegelikult huvitav uuring küsida eestlaste käest, et kui palju te teete sellist ühiskondlikult kasulikku tööd, kus teil ei ole otsest tulu. See on selline ühiskondlik vastutus, mida tuleb koos võtta ja ma olen 100% nõus sellega, et ongi olukorrad, kus sõltuvus on läinud juba nii sügavaks, et see ei olegi ju enam nii-öelda eluviis, vaid see on haigus ja võib-olla võrdlusnäide, võib-olla me jõuamegi sinna ühel päeval, on ju ülekaalulisuse teemad. Väga kaua aega oli justkui selline stigmatiseerimine siis ülekaaluliste, siis selle nii-öelda klassikalise arvutuse järgi ülekaaluliste inimeste suhtes, kuidas nad ise on süüdi, miks nad söövad nii palju, ärge sööge, selline hästi lihtsakoeline jutt. Aga täna me teame, me oleme jõudnud sinna, kus ongi ametlikult mööndud, et see on haigus, see on diagnoos. Ja kuna sellel on väga suur mõju sinu üldtervisele, siis see vajab ravi. No ka see on vaimse tervise teema, ma ütleks, et inimestel on mingi kompensatsioon tegevus, eks ju, kas või see heaolutunde saavutamiseks söömine paljudel inimestel on nii samasugune sõltuvus nagu iga teine. Jah, vaat see on selles mõttes väga hea märkus sinu poolt, et tegelikult ongi see ju kompleks.
muidugi inimest me saamegi ju vaadata Ainult tervikuna, komplektini. et ei Ja. ole eraldi eksisteerivat niisugust vaimset tervist ja füüsilist, Just, et kõik ja on ka seotud. ühiskonda saab ainult vaadata tervikuna. Ja nii on. Nii, nagu just seesama, millele ma enne viitasin, et iga sent tervishoidu on ju investeering. Aasta oli siis 2020, kui McKinsey, siis globaalne konsultatsiooniettevõte, avaldas raporti, mille sisu oligi see, iga euro või mis iganes rahaühik parasjagu on, mis paneb ühiskond tervishoidu, tuleb mitmekordselt tagasi. Ja see ongi tervik. Me peamegi vaatama kõike üheskoos, me ei saa teha sellist eraldust, et parandame siin selle tulekahju ära ja siis tegeleme järgmistega, vaid me peame neid nüansse koos vaatama. Ja seetõttu on tegelikult minu enda isiklikul hinnangul see esmatasandi tervishoiule üles ehitatud selline tervishoiusüsteem õige. Sellepärast, et see esmatasand peakski olema see, kes seda suudab sellist üldist pilti hinnata, vaadata ja suunata sind edasi. Et tegelikult ühelgi ilma meditsiinihariduseta inimesel, ka minul mitte, ei ole sellist kompetentsi, et otsustada, et jah, ma vajan psühhiaatri abi. Et psühhiaater on väga kõrgetasemeline eriarst, kelle juurde peakski olema suunamine läbi siis e-konsultatsiooni, läbi konkreetsete vajaduste hindamise. Aga siia juurde tuleb ikkagi veel üks praktiline probleem, kui nendest tervishoiusüsteemidest edasi rääkida. Nagu ma aru sain, siis Eestis on täna kasutusel erinevad meditsiini infosüsteemid, et haiglatel, perearstidel, erameditsiinil, kõikidel on erinevad lahendused. See tähendab, et inimese raviteekonnast ei olegi sageli terviklikku pilti. Arst ei pruugi näha kogu infot, patsient peab pigem oma raviteekonda arstile pidevalt uuesti selgitama. Kui meil ei ole terviklikku ülevaadet patsiendi seisundist, kas me saame siis üldse rääkida kvaliteetsest ravist? Ma vastan sellele siis nüüd niimoodi juura vaatevinklist, et seal on väga palju erinevaid andmekaitseõiguslikke keerulisi küsimusi seonduvalt nüüd nende terviseandmete töötlemise ja nende kättesaadavusega. Eesti oma süsteemiga täna, et meil on terviseandmed elektroonilised, on valgusaastate kaugusel valdavast osast maailmast. Suures osas maailmas kogutakse terviseandmeid paberil konkreetse arsti juures ja mingisugustest sellistest andmete liikumisest, nagu meie seda räägime ja mis probleeme meie täna lahendame, sellest ei ole üldse mõtet rääkida. Nüüd tulles... Sa pead silmas Euroopa riike? Ma praegu pidasin silmas, kui ma ütlesin valdav osa maailmast, siis ma pidasin silmas kogu maailma. Euroopa Liidus on samamoodi tase väga kõikuv. Ehk siis see küsimus sellest, et need probleemid on väga erinevad. Meie probleemid on ikkagi juba väga kõrgetasemelised probleemid. Nüüd tulles selle infosüsteemide sellise killustatuse juurde, siis jah, probleem täna esineb selles mõttes, et meil on tervise infosüsteem, mis siis on selline riiklik põhiline andmebaas ja kuhu tervishoiutöötajatel on alati kohustus kanded teha, siis lisaks jah, on tervishoiutöötajatel veel enda maja siseselt kasutusele erinevad infosüsteemid, kuhu andmeid kogutakse. Tervise infosüsteem, mis on Tervisekassa poolt opereeritav, see tegelikult peaks hõlmama kogu meie olulist siis terviseandmete osa ja Eesti on läinud seda, et sel hetkel veel, et patsient ei saa keelata arstil seda kannet sinna tegemas, sest arstil on kohustus see kanne sinna teha ja need terviseandmed sinna panna. See ongi taganud selle, et tegelikult on meil see andmete pool olemas, aga jah, on paraku ikka nii, et kas nende andmete vaatamine on väga keeruline või siis on andmed ebatäielikud või siis on teatud juhtudel mingisugused ligipääsupiirangud peal. Ühesõnaga neid probleeme seal on
Aga jah, ma selles mõttes olen nõus, et see kindlasti ei ole lahendamatu probleem, aga see võib-olla on nagu teema, mida jällegi me peame arutama ühiskonnana koos, sellepärast et kas me tõesti nagu tahame seda, et meie miljoni inimese andmed on kõik ainult ühes poolis. Kuidas üldse saaks olla nii, et me seome ainult ühe näiteks teenusepakkujaga süsteemid? No ühesõnaga, siin on väga palju õiguslikke küsimusi, mis ma arvan, et nõuavad laiemat arutelu, et natukene üllatuslik selles osas Tervisekassa arengukava minu jaoks oli, et seal viidati väga palju sellistele andmete ühtsele kättesaadavusele, aga tegelikult see on nii õiguslikult, eetiliselt kui ka majanduslikult teema, mis võib-olla vajaks laiemat arutelu. Meie viimasest vestlusest jäi mulle kõlama üks mõte. Sa ütlesid, et meie tervishoid on Eesti riigi julgeoleku üks alustalasid. Kui me vaatame seda suuremas pildis, kas siis küsimus on ainult tervishoius, vaid pigem selles, kui tugev on meie riik siis, kui inimesed ei saa abi sealt, kus nad vajavad? Hea küsimus, aga ma arvan, et see on nii ja naapidi, mõlemat pidi. Vaieldamatult tervishoid on osa Eesti julgeolekust. Me peame selle abi tagama selle jaoks just nimelt, et seda julgeolekut hoida ja realiseerida, aga ma lisaks siia kombinatsiooni ka majanduse terviklikult, sest nad kõik on omavahel väga tihedalt seotud. Julgeolek, tervishoid, need ja tegelikult kindlasti haridus. See võib-olla on jälle üks see teema, mida me juba täna oleme siin omavahel rääkinud, et ei ole võimalik eraldada üht teemat teisest, et kindlasti väga tugev haridussüsteem panustab väga palju ka vaimsesse tervisesse. Vaimne tervis panustab nii majandusse, julgeolekusse ja need kõik on omavahel ühte seotud. Aitäh, Liisel-Lotte, selle väga silmi avava intervjuu eest. Me ei saa alati süsteemi kohe muuta, aga me ei pea jääma ka täiesti abitusse kohta. Nagu me täna rääkisime, kui see teema sind puudutas, siis ma soovitan sul kuulata ka minu varasemaid episoode vestlust doktor Toomas Toomsooga, kuidas oma aju ja vaimset tervist igapäevaselt toetada. Episood psühholoog Helena Väljastega, lihtsalt kohaloleku harjutused ärevateks hetkedeks. Ja üks veidi teistsugune episood iluteenindajaga, kus me räägime sellest, miks inimesed jagavad oma kõige isiklikumaid lugusid just seal toolis. Need kõik on väikesed, aga päriselt kättesaadavad viisid, kuidas ennast toetada. Meie eelmist episoodi Liisel-Lottega saab järel kuulata Kuku Playerist. Kui see episood andis sulle väärtust, siis vajuta follow või subscribe ja nii jõuavad järgmised vestlused sinuni esimesena. Ja kui sa tead kedagi, kes praegu ootab abi, siis jaga seda episoodi temaga. See võib olla talle väga oluline. Kohtume järgmises osas. Aitäh!